Reedel, 14. detsembril leidis Tallinna vanalinnas aset noortealgatuslik luuleõhtu. Uurisime kohale tulnud esinejatelt noorte isealgatuslike luuleürituste tähtsuse kohta Eestis. Ma arvan, et on liiga vähe võib-olla kohti, kus saab enda loomingut esitleda, et on küll igasuguseid üritusi, aga just selline väike intiimne õhkkond annab nagu hästi palju juurde, et saab hästi vahetult tagasisidet, et sellised üritused on alati hästi teretulnud. On lahe lugeda, kui on noortest ümbritsetud keskkond, aga siis mõni suur lugeja on ka, et siis on nagu selline legitiimsem tunne. Võib-olla see on see hetk, kus sa tuled kapist välja ja nagu minulgi näiteks, see oli mu esimene luuleüritus ja ma olekski jäänud siia pingi peal istuma muidu. Siin kohtab hästi palju uusi inimesi, kes on kõik samasugused siuksed boheemlased, leiad nagu uusi sõpru. Muidugi on väga tore ka enda nii-öelda sahtlisse kirjutatud asju nagu kellelegi edasi anda. Ja kui meeldib inimestele, siis on neil eriti tore. Jürgen Rooste siin käib, see on alati väga tore teda kuulata ja Jürkaga on väga tore ka niisama vestelda, eks ole, ja teistega ka selles mõttes, et pigem see on nagu tore on saada feedbacki nagu inimestelt, kes actually oma asja teavad. Kohale oli ka muu hulgas tulnud kuulama ja esinema mitu luulekogu välja andnud kirjanik Kaur Riismaa. Uurisime temalt, kas ja milline mõju on taolistel üritustel noorte kirjanike harimisele ja arengule. Kui lapsed loevad ainult Jaan Kaplinskit ja Leelo Tungalt, siis nad kirjutavad nagu Leelo Tungal ja Jaan Kaplinski, aga siin sellistel üritustel nad näevad ja kuulevad, mida teised teevad. Et sellise just luule platvormina on see väga vajalik. Ja mõtle, et minu omad tulevad varem, kui ma ootan. Ja ma väga loodan, et noored teevad seda, mida siis tehti, kui mina noor olin. Et meil ei olnud ju raha kuskil õues käia, et me lihtsalt kogunesime kellegi korterisse ja tegime selliseid improviseeritud luuleõhtuid. Et põhimõtteliselt sama asja, mis siin.